No ilmselt kõik inimesed ei sobi sellise töö peale, kui nad näevad kõikvõimalikke õudusi. Liiklusõnnetused, tapmised, väga kaua aega surnud inimesed, kõik see lõhn ja nii edasi. Aga see tuleb endast kuidagi läbi lasta ja mitte koju kaasa võtta. Kui sa hakkad öösel unes tööd nägema, siis on viimane aeg ära minna. Minuga ei ole seda siiani juhtunud, et ma ei ärka üles ja ei näe sündmuskohta. Kõige meelde jäävam, nagu sul küsimustes oli ka, et mis nagu läbi need aastate saatnud on, siis vendade Voitkade kinnipidamine. Meid kaasati sellesse sinna, et leida sellest talust võimalikke peidukohti. Me siis mõõdistasime ja vaatasime, kus võivad olla topeltlaed ja seinad ja õige pea see välja tuli, et saunalagi on väga madal, aga sauna pealne selle ei ole üldse ruumi. Ja siis sealt ühel hetkel tuligi käsi relvaga välja ja käis 3-4 pauku, mis läksid üsna lähedalt mööda. Me olime seal vist 3 või 4. Kuna lasud läksid vasakule, siis meie hüppasime paremale ja nii me sinna lõksu jäimegi, sest sealt august oli otse tuli uksele ja siis veetsime ilusat aega seal. Kõigepealt oli üks 10 minutit väga rahulolematut juttu ja sõimu ja mida iganes öeldi, mida meist arvatakse. Ja see oli rohkem monoloog, et me õli tulle ei valanud. Ja siis, kui see maha rahunes, siis sai mõistlikku juttu rääkida ja lõpuks tahtsid suitsu, ütlesid, hea küll, me lähme välja ja toome. Nad olid sellega nõus ja imelik tunne muidugi oli, et me käed üles läksime välja. Ja said nad oma suitsud. On tähtis, et see töö, mida ma teen, et sellest on mingit kasu ka, et saab inimesi aidata, et sellest oleks mingi positiivne tulem, et kurjamid saaksid oma karistuse.